Seni on Eestis lähtutud põhimõttest, mida vähem on relvi elanike käes, seda parem. Ja kui vajadus tekib, siis kaitseb meid politsei või sõjavägi. Ukraina sõda on aga seda suhtumist muutnud. Valmimas on uus relvaseadus, et rohkem inimesi õpiks relva kasutama. Medalil on aga ka teine pool. Lihula veresauna ohvrite lähedased küsivad, kas oleme valmis selleks, et relvaomanike arvu kasvuga satub rohkem relvi ka ebastabiilsete inimeste kätte. Ei saa, see viskab nii ära. Sai juur. Kohtume Viimsi lasketiirus muusikute Koit Toome ja Hendrik Sall-Salleriga ning julgeolekueksperdi Jaanus Rahumäega. Koit Toome ja Hendrik Sall-Saller on otsustanud endale teha relvaload. Kindlasti paljusid pani mõtlema see Ukraina sõda. Aga mis siis saab, ma olen ka mõelnud, et kui üldse mingi olukord peaks olema või mis iganes, ma ei oska ju mitte midagi teha. Et me oleme ka poistega ju mõelnud siin niimoodi, et kui mingiks jamaks peaks minema, aga meie ei lähe kusagile, et eks me jääme siia, eks, oma kodu ja vara kaitsma. 10, 10, 10, 9, 8, 8, 8. Ideaalne mõtleks. Relvaloa soetamisel andis tõuke ka intsident, kus vargad püüdsid Toomede koju sisse tungida, kui Koitu ennast kodus polnud. Juba üks muukis ust ja kaks meest oli aia peal valvasid ja lõpuks Kaia oli šokis, helistas naabrimehele, onu jooksis välja, karjus ja siis jooksis see pande laiali. Et ühesõnaga, kas või selliseks olukorraks, et ma arvan, et oleks nüüd viimane aeg see ära teha. Ikkagi enda ja kodu ja pere kaitse on nagu väga oluline teema, mis ma usun, et suhteliselt igal mehel nagu kuskil kohas kõrvade vahel tiksub. Sall-Saller tajus Soomes elades, kuivõrd erinev on sealne relvakultuur Eesti omast. Mul oli Soomes relvaluba ja mingil hetkel harrastasime bändi siseselt nagu päris palju laskmist, et see oli selline omamoodi hea niisugune maha laadimise või nullimise niisugune ala. Soomes on 11% inimestest relv või relvad kodus. Täpsemalt 5,6 miljonilise rahva arvu kohta on 450 000 relvaomanikku, kelle käes on 1,6 miljonit relva. Võrdluseks, Eestis on relvaluba alla 2% inimestest ehk 23 367 inimesel on 55 000 tulirelva. Vanadel bändikaaslastel ja sõpradel ei ole ainult üks, et oleks mingi püstol, et seal on nagu samasugune valik enam-vähem nagu täna laual oli, et kõigil on ju olnud ikkagi vanaisaga talvesõjas, et see kuidagi on mõjutanud seda relva omamis ja relvaga toimetamise kultuuri. Mine pekki. Sellega on kõik öeldud, pole rohkem vaja proovida. Turvaekspert Jaanus Rahumägi ütleb otse välja, et siin Venemaa naabritena peaks Eestis samamoodi relva omamist soosima, nagu soomlased seda teevad. Aga Eesti suhtumine relvaomanikesse on siiani olnud hoopis vaenulik ja kiuslik ning lähtunud põhimõttest. Tavakodanikel pole relvi vaja. Et ainsad meie piirkonnas, kellel on kogemust, positiivset kogemust venelastega hakkama saada, on soomlased ja soomlaste riiklik doktriin näeb ette seda, et elanik peab oskama relvadega ümber käia, et see annab üleüldise fooni hoopis teistsuguse nii kaitsetahtele, riigi truudusele, kõigile sellele, mis tegelikult kaitseks vaja on. Ja kui me jätame elanikkonna välja sellest protsessist, siis mul on väga lihtne küsimus ametnikele, et kellega te kavatsete Eesti riiki kaitsta? Kas ainult sõduritega? Ja see ei ole võimalik. Eelmise Eesti Vabariigi ajal oli Eestis Soomega sarnane relvakultuur. Siin oli 1000 lasketiiru ja laskepaika. Praegu on neid vaid 111 ja Eesti on tavainimeste käes olevate tulirelvade arvu poolest Euroopa Liidu riikide seas viimaste hulgas.
Esikohal troonivadki soomlased, aga ka teistel meie naabritel, rootslastel, lätlastel ja leedukatel on meist kordades rohkem relvi käes. Viga on Eestis tehtud juba 30 aastat tagasi. Pärast taasiseseisvumist oleks võinud võtta täiesti teise suuna ja hakata ehitama relvakultuuri. Meil on ehitatud relvavaenulik kultuur. Martin Helme on kaitseliitlasena relva omanud aastakümneid ning ei tee saladust, et kannab seda ka Riigikogus kaasas. Mul on ilus väike klokk. Sellel on eraldi lugu taga. Kui Mart oli siseminister, läks siseministri ametist lahkumine, siis tehti talle ministeeriumi poolt kingitus. See tema enda relvaluba ei teinud, tema ei tahtnud ka seda. Ütleme siis, ma võtsin selle enda nimele. Palju neid Riigikogu saalis on, kellel on varjatult relv kaasas? Tead, see on koosseisu muutunud, et omal ajal siin paar koosseisu tagasi oli meil selline nagu mitteametlik klubi, kes kõik teadsid, kellel on ja kui palju on. Ja näiteks, kui ma olin valitsuse liige, siis ma kandsin iga päev relva peal. Iga päev. Lihtsalt niisama. Nagu ma vaatan praegu, mis toimub meil vaimse tervisega, meil on vaimse tervise kriis. Pärast ongi näiteks seal samas Riigikogu saalis keegi võtabki relva välja ja ütleb, et kurat, ma ei kannata välja seda juttu, mis sa siin räägid. Ma ei võta tõsiselt seda, et selle jaoks on meil filtrid olemas. Pigem on Helme hinnangul kuulekatel relvaomanikel vaja relva enda kaitsmiseks ebastabiilsete inimeste eest. Ta näitab oma jutu tõestuseks jõulude eel Facebooki pandud postitust, mis on seal üleval siiani. Tuleb sõda. Ma isiklikult tulen lasen su maha. Isiklikult. Helme perekond. Isiklikult lasen maha. Minu sõna selle peale. Aga selleks tuleb sõja olukord tulema. Ja seda ei saa võtta praegu ähvardusena. Sest kui see tuleb sõja olukord, isiklikult lõikaks kõri läbi ja kuridi kõhuni lahti raiskid, näeks oma soolikaid. Kui tuleb tapmisähvardus ja ma saadan selle edasi politseisse, siis vastus on alati selline, me ei pea seda tõsiseks. Kui teie ei pea, aga mina pean, siis järelikult ma pean ise tegelema enda kaitsmisega. Helme arvab, et eestlaste juba välja kujunenud hoiakuid relvade suhtes nüüd muutma hakata on ülikeeruline. Siseministeerium lähtub aga põhimõttest. Parem hilja kui mitte kunagi. Lootust annab ka inimeste hüppeline huvitõus relvaloa tegemise vastu peale Ukraina sõja algust. Valmimas on nüüd uus ja senisest liberaalsem relvaseadus, kus eeskuju võetaksegi Soomest. Soome on ju meil hambuni relvastatud. Just nii. Me peame vaatama kaarti, kus me asume. Me vajame seda eelkõige oma riigikaitse ja kaitsetahte tugevdamiseks. Kui me õigel ajal nende regulatsioonidega ei tule järgi sellesse julgeoleku olukorda, siis juhtub nii, nagu Ukrainas juhtus. Sõja esimestel päevadel sõideti veoautodega Kiievi tänavatele, hakati automaate lihtsalt passi vastu välja andma. Selline nagu viimane appikarje. Siseministri sõnul oleks võib-olla Butša-taolised õudused Ukrainas ära jäänud, kui külade elanike seas oleks rohkem olnud väljaõpetatud relvaomanikke. Eestis on neid praegu veelgi vähem. Uue seaduse raames on plaanis ehitada rohkem lasketiire, muuta relvaloa soetamine ja pikendamine lihtsamaks, samuti võiks kodus omada oluliselt rohkem laskemoona ning relvaloa saamiseks ei peaks enam taotlema psühhiaatri nõusolekut, vaid piisaks perearsti tõendist. Mida rohkem neid inimesi on, kes selle koolituse läbivad, kes nagu selle eksami ära teevad, kõikidele nõuetele vastavad, siis tegelikult seda ohutum on ühiskond, seda turvalisem. Kuid medalil on alati ka teine külg. Me oleme Lihulas ning siit bensiinijaamast said alguse 6. juunil 2020. aastal ülitraagilised sündmused. Hilisõhtune tulistamine Lihula lähedal, mille käigus tapeti 40-aastane mees ja 61-aastane naine, tegi ärevaks kogu Eesti. Külmavereline mees lasi tulirelvast ka väikeseid lapsi. 3-2 said pihta ning nende seisund on hetkel raske. Eestis on senimaani lähtutud põhimõttest, et tavainimestel pole relvi vaja ja kui häda käes kaitseb meid politsei või sõjavägi. Poliitikud plaanivad nüüd valida risti vastupidise tee ning muuta uue relvaseadusega inimeste suhtumist relvadesse. Kuid medalil on alati ka teine külg. Külm on aga ikkagi on ilus, hästi kena on. Nii, siin küünal valeb, enam panen selle. See küünal paneme.
meie isa soov oli siis see, et siin selles aknas kogu aeg tuli põleks. – 2020. aasta 6. juuni hilisõhtul korraldas täiesti legaalne relvaomanik Mikk Tarraste väikeses Lihulas veresauna. Sündmused hakkasid hargnema tanklast, kus alkoholist ja rahustitest joobes Tarraste avarii põhjustas. Koha peal viibinud mootorrattur teavitas politseid ja asus Tarraste autot jälitama. Kui Tarraste külavahe teel kraavi sõitis, tuli ta autost välja ja tappis laskudega mootorratturi. Seejärel otsustas ta tulistada ka mööda külateed sõitnud Žiguliid, kus istusid Siret Keskküla ema ja isa ning Sireti ja Rando 3 väikest last. Ja siis mu isa helistas sulle, et tulge ruttu, et tulge mööda raudteed ja rohkem nagu midagi ei öelnud. Aga saime nagu sellisest kõnetoonist ja niimoodi aru, et midagi on juhtunud. Ja siis me läksime, ma arvan, et meil võttis mingi mõned minutid sinna jõudmine. Et me nägime eemal juba selliseid vilkureid või nagu neid politsei siis vilkureid. Ja ma mäletan, et esimene mõte oli, et raudselt sõitsite, ma ei tea, kraavi või kellegile otsa või mingi autoõnnetus nagu. Ja siis, kui ma sain aru, et see auto on keset teed ja see auto on nagu selles mõttes, tal ei olnud nagu avariimärke, siis me ei saanud mitte millestki enam aru. Aga verd oli palju. Ja teie kõik lapsed olid seal 3 tükki? Jah. Et need tunded on ikkagi siiamaani väga valusad. Sireti ema Ülle, kes istus juhi kõrvalistmel, suri juba teel haiglasse. Roolis olnud Sireti isal riivas kuul pead ja ühte jalga, kuid ta jätkas sõitmist. 3- ja 5-aastased poisid said pihta pagasiruumi kaudu tagant poolt lastud kuulidega. Et aga see, kui palju ta neid tulistanud, seal oli see esiklaas oli nagu... Terve see auto oli. Terve see auto oli. Et oleks ta juhi maha lasknud, siis oleks tõenäoliselt kõik seal surnud olnud. Palju siis neil neid kuulihaavu oli nendel lastel? Mõlemal üks. Jah, mõlemal üks. Et vanemal lapsel oli nii, et läks kehast siis läbi, niimoodi külje pealt. Ja ta läks selles suhtes õnnelikult läbi, et ta läks täpselt maksa ja neeru vahelt. Niimoodi, et mõlemad said riivaka. Ja nooremal poisil oli siis kuidagi õlast mingid väga väikema südamest mööda. Ta läks siit sisse ja kuskilt siit rinna koha pealt tuli välja. Et tõesti sealt libin-nabin millimeetrite mäng seal südamega. Võigas oli aga asjaolu, et Mikk Tarraste oli kuule ise enne viilinud, et need kokkupuutel inimkehaga tükkideks lendaksid. Need lendasid nagu laiali, et need on need väiksed metalliosad on nagu röntgeniga on näha kõik need eledad täpid, et kuidas nad siis seal kehas laiali on. Tükke kehast välja opereerida polnud võimalik ja mõned kuud peale veresauna toimumist, kui pere oli juba reisil toimunust taastumas, said nad uue šoki osaliseks. Mis on nagu minu jaoks nagu eriti julm või ebaõiglane on see, et need olid mingid pliid sisaldavad kuulid, nii et need said pliimürgituse, et see on nende kehas. Plii kahjustab luid, aju, neere, kilpnääret, maksa ja kesknärvisüsteemi ning alla 6-aastastel lastel võib toksiline toime avalduda isegi alla 0,1 milligrammi liitri kohta kontsentratsiooni juures. Suuremal poisil on niimoodi, et tal on üks kild on maksas, seda välja ei saagi, et tal oli 0,27 ja väiksemal poisil oli 0,8 midagi, mis on 4 korda rohkem kui täiskasvanud on see piir. Mingite ravimitega nad saadi nagu seda kuidagi kehast välja, aga selles mõttes, et nulli seda nagu ei saanud. Aga selles mõttes ega lõpuni ei tea, arstid ei tea, et... Poisid käivad siiani regulaarselt arsti juures. Pere on toimunuga tänaseks rahu teinud. Siin ta oli, jah. Poliitikutele panevad nad aga südamele, et nad uue relvaseaduse loomise tuhinas mõtleksid väga läbi,
kuidas relvaomanike kasvuga ei jõuaks relvi senisest rohkem vaimselt haigete inimeste kätte. Erilist ohumärki näevad nad plaanis asendada psühhiaatriline kontroll perearsti tõendiga. Mina näen küll, et psühhiaater peaks ikkagi seda hindama. Et ma saan aru, et järjekorrad on pikad ja see on nagu see kõige suurem probleem, aga... Või kui rahulikult sa magad, kui sa tead, et sinu naaber kõrval korteris või kõrval majas, et tal ikkagi see relv seal kodus on, et võib-olla ta on ka selline, võib-olla ei ole võib-olla kõige stabiilsem inimene, aga et tal on see olemas seal, et... Ja tal on õigus. Ja tal on õigus seda omada. Siseminister Igor Taro ütleb aga, et tervishoiuspetsialistid on ise andnud neile sisendi, et mõistlikum on tervisetõendi saamist lihtsustada. Et ei pea kõiki inimesi psühhiaatri juurde saatma, sellepärast et lõpuks on see perearst, on see, kes mind paremini tunneb. Ta oskab palju paremini hinnata, et mis see minu hingeseisund võiks olla, kui see võõras inimene, kes näeb nüüd 5 või 10 minutit ja siis on nägemist. Õpetajana töötava Siret Keskküla hinnangul on tõenäoliselt just karm relvapoliitika siiani Eestis ära hoidnud sagedased koolitulistamised ja relvakuriteod, mis vapustavad muud maailma. Ma mõtlen sügavalt, et kas ma töötaksin koolis, kui meil oleks nagu sama leebed seadused näiteks kui USA-s, et kas mu lapsed käiksid koolis või oleksid pigem koduõppel, et see suur kaalumise koht. Politsei rõhutab, et kui Tarraste erandjuhtum välja arvata, siis reeglina põhjustavad relvakuritegusid just illegaalsed relvaomanikud. Relvaomanikega, seaduslike relvaomanikega meil tegelikult probleemi ei ole. Et probleem on nendega, mis on siis piiramata käibes, mille omamiseks, valdamiseks ei ole vaja mitte ühtegi luba. No näiteks ütleme, et inimene saab psühhoosihoo. Ta satub psühhiaatri haiglasse, kas selline informatsioon jõuab siis ka kuidagi politseini, juhul kui ta relvaomanik või mitte? Üldjuhul peaks jõudma. Reeglina selliste juhtumitel on kaasatud alati ka politseiametnikud. Kui nüüd see juhtum jääb üksnes meditsiiniasutuse sisse, siis on tõesti see probleem, kus see informatsioon ei pruugi liikuda. Ja siis meil peab olema see süsteem või see link, mis ütleb, et kuulge, selle inimese puhul peame korra nagu sisse vaatama. Et meil ei ole mõtet karistada siis miljonit inimest, sellepärast, et on mõned üksikud sellised markantsed juhtumid. Nendega tegeletakse, nad vaadatakse üle ja teiste jaoks on ikkagi kõik asi lihtsam. Meie ühiskond ei ole hullumeelselt täis, uskuge mind, meil on jumala normaalsed inimesed. Me peame ikkagi usaldama neid inimesi, kes tahavad ennast kaitsta, riiki kaitsta, olla aktiivsed ühiskonnas. Proovin siis ka laskmise ära. Kas mul oleks lootust relvaluba taotlema minna? Opa, väga hea. No näed, peaaegu 10. Väga uhke. Lähme vaatame. Sul on 20. Sul on 9, 9, 9, 8 ja 3, 7. Nii et võiks minna relvaluba taotlema. Lõdval. Väga hästi. Lõdval. Väga hästi. Yes. Kui tahad rahu, valmistu sõjaks, ütles juba Rooma sõjaväeteoreetik Flavius Vegetius Renatus 4. sajandil. Kahjuks peame agressiivse naabri kõrval tegema kõik, et me poleks haavatavad. Kuid uue seaduse valmimisel tuleb tegeleda ka inimeste hirmudega ning igasugused järeleandmised vaimse tervise hindamisel võivad hiljem väga valusalt kätte maksta.